Tere hommikust kõigile. See video on kevadistest hooldustöödest ehk siis 3 kõige olulisemat kevadist hooldustööd, et sul suvel oleks aeda lihtne korras hoida, et sul suvel oleks aed korras. Nii, ma paigutan selle telefoni siia tulbinajale, ma loodan, et ta jääb püsti. Ja mis siis kõige olulisem on? Kõige olulisem on praegu vaadata üle, kuhu on külvanud ennast võilill, kuhu on külvanud või kuhu on jäänud juurejupid sisse. Näed, siin on ilus võilill kohe mul otsitud sulle välja. Ja meil aias on praegu võilille kõvasti külvanud sisse, võilillehark ja võilill nii püsikute vahelt kui ka siis lihtsalt peenralt. Hästi oluline on see koos juurega siis kätte saada, et sul oleks pärast lihtsam. Näed, juurega. Ilusti kogu pika juurega. Ühtegi juppi sisse jätta ei tohi. Ma saan nüüd sulle edasi minna. Siin on ka ilus suur võilill. Juba hakkab õitsema. Tuleb avatud aed, tuleb võilill välja võtta. Näed, ilus võilill. Ehk siis see on number 1 tegevus. Püsikud on juba päris suureks kasvanud, aga seda saab veel teha. Nii, see on number 1. Number 2 on see, et servad tuleb ära lõigata labidaga. Just nimelt labidaga, et suvel oleks lihtsam, sellepärast, et sul ei kasvaks need umbrohu juured nüüd sügavalt sisse peenrasse. Ma vaatan, kas ma saan sulle näidata seda. Labidas. Ja labida puhul siis, ja see, et ka, et oleks siis õige kaldenurk, et see serv siis sisse ei variseks. Nii, ma natuke kaevan, siis kohe näitan sulle, kuidas see välja näeb. Pööran kaamera teisi pidi, siis on parem näha. Nii, ehk siis labidaga see kraav sisse kaevata just sellepärast, et ei kasvaks siis sealt altkihist need juurumbrohud sisse, murukõrrelised sisse ja et see peenraserv oleks sul suvel ka puhas. Sest et kui sa ükskord aastas seda kaevamist ei tee päris labidaga, siis tulevad sealt sügavalt just sügavama juurega umbrohud sisse, mida sa enda peenrasse ju tegelikult ei taha. See on number 2. Ja number 3, mis on samuti ülioluline, on siis kobestamine. Ja kobestamine sellepärast, et praegu sa saad need 1-aastased umbrohud välja kobestada, ära korjata, kui nad on liiga suured. Siin on näiteks vesihein. Siin võid ka tegelikult juba kõpla võtta, lahti kõblata ja need ära korjata, sest et need on praegu talvest ilusti siin nupus. Seemned on juba peaaegu valmis, ehk siis nad ootavad oma külvamist siin. Tuleb ära võtta. Ja teine asi, mis kobestamise puhul oluline on, sa teed selle pealmise kihi kobedaks, et taimede juured saaksid siis õhku. Kui siin ei ole siis mingit materjali veel peal. Ja see pealne kiht siis kuivab ära, ehk siis see hoiab tegelikult ka umbrohtude idanemist, ehk siis seal kuivas kihis ei idane nii ruttu siis need 1-aastased umbrohud. Vot. Ja nendest töövõtetest on Naadimetsast paradiisis raamatus Reet Palusalult hästi palju tegelikult nippe, kuidas neid töid kiiremini teha, kuidas neid töid efektiivsemalt teha. Ja kusjuures eile ma sain teada, et meile veel eraldatakse natuke raamatuid esimesest trükist, mida me saame siis nii-öelda välja panna. Ja hea meelega saad siis veel tellida. Vot, ma soovin sulle ilusat päeva, päikselist päeva ja kohtume siis avatud aias pühapäeval või siis kuskil mujal videos.